Eelmises vlogis öeldi, et kommenteeriti Marek palun filmi rohkem, Avets palun filmi rohkem. Kas ma siis üritan filmida rohkem? Mis täna on? Siis täna on hall esmaspäev. Kuigi see nädalapäev ei tohiks kottida. Tegelikult elu ja tegemist, see on kõigest nädalapäev. Aga veits ikka, et see nii on siin ühiskonnas. Kell on 10.54. Täna siis Soome minek. Lähen täna enda autoga. Sest ma lähen suht lühikeseks ajaks. Vist arvatavasti, kui tööd juurde ei tule. Sest mingi 10 päeva olen veel, siis saab hooaeg läbi. Ja siis on Eestisse jäämine. Töötuna. Tööd ei ole. Nii on. Hetkel nipet-näpet otsin. Ühe hea sõbraga olin siin jutul. Tal on transpordifirma. Et võib-olla tulevikus on sinna tööle. Tegelikult ma saaks kohe. Aga mul ei ole C-kategooria lube. Sest tal ei ole nagu rekord, tal on need furgoonikad, aga C-kategooriat on vaja. Siis ta vist nüüd natuke mingi hetk kavatseb omal äri laiendada. Et tavaliste nende kaubikute peal või bussid, mis iganes need on, kus võib B-kategooriaga sõita. Aga sellega läheb aega veits tal. Ma vist detsembri võtan rahulikult, äkki ma teen muusikat. Plaan on teha. Tahan päev korraga, võtan end töötuks ja midagi rohkem. Täna Soome õhtul 17.00 läheb laev 19.30 Helsingis, siis sealt on 3 tundi 15 minutit elamisse. Sõitmist on. Aga ma panin Bemmile leedi ette, ööleedi lisatule, nii et selles suhtes on pimedats päris hea sõita, ei ole probleeme. Muidugi ma ei tea, mis see teeolud seal on, seal vist on vähe lumisem, eks saab näha. Aga nüüd ma ostsin Selverist veits söögipoolis kaasa ja liigum tagasi koju hetkel. Nii, üks pakk tuli veel. Ma vaatan siis see sisse ära ja siis vaatan, mida saan näidata, mida mitte. Et siin on ka siis üks asi vist äkki või, mis läheb Mareki advendikalendrisse. Ühesõnaga, ma saan näidata siis neid, ma ostsin sellised need kingikotid, siin peaks vist olema äkki 3 tükki sees, ma arvan, või on 2 vist ikka sellised tikker, siis selline pakkepael ja siin on ka mingid paelakest nende siltide jaoks ja siis erinevad sõid. Mulle selline nagu pruun öörti suke toon täitsa meeldib, et ma kavatsen siis nendesse pakkida Mareki need advendi asjad ja kui üle jääb, siis võib-olla mingi muud kingid ka. Aga siin on mul veel üks kruus. Selline. Ja nüüd tegelikult ma saan praktiliselt hakata pakkima ka need advendi asju. Sest täna läks Marek ära ja ma ei tea, millal ta tuleb. Ma saan vaikselt vaadata ja siis ma saangi teada, et palju mul puud on. Ma arvan, et mingi 3 asja veel või äkki. Elamises hommikusööki ja tööle minek. Esa tööpäev läbi, siis vahepeal ma juba olin siit ees. See lumi on siin juba puudel korralikult ja saad nii kähku märjaks, et ei näe lõigata vahepeal, lihtsalt lund lendamine.
kuigi lund ei ole nii palju veel, aga ikkagi juba annab tunda liikumises metsas, kui sa lõikad. Ma tean, et need viimased päevad siin saab olema vaimne terror, aga peab kuidagi ära tegema. Väga palju ei ole meil teha, aga lihtsalt need praegused langid on lihtsalt nii seinad olnud kogu aeg siin piirkonnas, et ma ei tea, kell on 4 kohe ja jumala pime. Tere hommikust, sõbrad! Kell on juba 10, täna on 3. päev. Nüüd 2 päeva ma käisin tööl, siis ma ei filminud. Aga täna on vaba. Plaan on mul siis selline, et ma natuke koristan, pesun nõud ära. Ja siis ma tahaksin kindlasti täna jõuda ka õue, kuigi on päris krõve ilm, aga tuleb soojalt riidesse panna. Et oma sammud täis saada, siis tahaks korralikult vett täna juua, sest nende sammude ja vee joomisega tööpäevadel on väga kehvasti. Siis mul oleks vaja harjutada 3 teksti, mis on mul siis varsti vaja sisse lindistada. Siis ma tahaksin oma selle rolliga tegeleda, mul on vaja leida õige hääletämber sellele. Võt jah, et praegu on siis sellised plaanid. Teine päev tehtud. Täna või mingi tunke selga. Selle tunkega on see, et ise kui see üleni märjaks läheb, siis keha on ikkagi soe. Sellega on paras lõigata, kui mingi -15 on. Aga täna selle, kuna see on just üks komplekt ja lihtne. Ulmena. Matkame need trimmidega välja, ei saa trimme metsa ette, külmuvad kõik ära. Kristo, kelle nägu te kunagi ei näe. Nii, vahetame ära siis ja see on ikkune. Tulin Ikeasse lampe vaatama. Aga praegu pole midagi silma jäänud, mida võiks elutuppa panna. Nii et peab vist kuskilt mujalt ikka vaatama. No nii, minu Ikea saak siis on üsna lihtne. Lampi ma ei saanud, vaipa ma ei saanud. See, mis ma seal vahepeal netist vaatasin, mulle ikkagi nagu päris elus ei meeldi või see ei ole päris see, mida ma otsin. Ja nagu niisama, et ma kunagi vahetan välja, siis pole mõtet seda raha raisata siis. Aga mis ma ostsin on siis, ma ostsin ühe selle jõulutähe juurde, mis on samasugune meil seal elutoas. Ma tahan magamistuppa ka selle panna, siis uued spaatlid, 2 need teeküünlad, sellise küünla, riiderulle, see on see tähe vars, siis väikse selle kuusekese või see ei ole päris kuusk, see on see, mis see siis iganes on siia. Ja siis 4 sellist suurt klaasi, et see on üsna tugev klaas ja kuna meil selliseid pikki klaasi ei ole, siis mõtlesin, et ostan 4 tükki selliseid. Ja see oli kõik. Ma ei saa aru, miks ma selle juhtme võtsin. Sest sellel on ju juhe, ma ei saa aru, Mõistus pole ikka oma taha, Sain paika sellega, hull nikerdamine on. Tegelikult see on mega lihtne, aga ikka süke nikerdamine on. Aga sain selle. Ja need kardinad on mul sellepärast siin avatud, et tikker saaks aknalauale. Ma ei julge enam siin täiesti ette panna nagu suurest vast, muidu ta retsib need ka ära. Et las olla siis nii. Tere hommikust. Tänane hommik ei ole just kõige varem. Sest mul öösel oli kurk valus. Mul oli valus neelata. Aga nüüd hommikul nagu ei ole enam valus neelata, aga enesetunne on ikka nagu imelik. Ma tahtsin seda öelda, et meil on nii toredad YouTube'i jälged. Suur aitäh kõigile, kes te viitsite ja võtate vaevaks meile kirjutada ja meid motiveerida rohkem filmima.
seda remondi asja me teeme ikka, sest meil on ikka siin tegelikult ju teha, et meil on seal kõik liistud on panemata ja siis sinna üles on vaja liistu. Magamistoas ja suurestas samamoodi. See Vaiba projekt, ma ei tea, kas ma olen teile rääkinud, et on need ägedad erikujulised vaibakesed. Et Eestis vist üks firma, vähemalt ma tean ühte firmat ainult, kes seda teeb, aga ma olen ka näinud inimesi, kes teevad ja võtavad selle asja ise ette. Et äkki peaks ka ise proovima, et ostame suure selle vaibatüki ja siis lõikame ise. Siin on vaja värvida veel. Mõned kriimud-kraamud, klekid tulnud siin kolimise käigus, et on vaja teha magamistas samamoodi. Ja kui te vaid näeksite meie keldrit, see kelder on vaja ka korda teha. Nii, ma hakkan pakkima Mareki advendikalendrit. Ma siin nüüd jaotasin enam-vähem ära ja mul oleks vaja 2 asja veel. Et mul on 2 asja on siin nendesse pakitud, aga ülejäänud tuleb siis pakkepaberisse. Ma praegu siis rohkem teile ei näita, aga ma mõtlesin, et äkki siis ma filmin üles kõik need asjad, mis ta siis saab. Ja siis vlogis näete. Ja kui teil ei ole jaksu oodata, siis minge hakake meid jälgima Instagramis. Mind ja Marekit. Meil on descriptionis vist ka olemas. Et seal Marek hakkab iga päev avama siis stoorides. Ja siis te näete seda emotsiooni kohe esmast. Aga jah, ma hakkan nüüd pakkima. Selline see idee on. Need on nii head. Aga ma ei ole üldse osav pakkimises. No absoluutselt, ega see ei ole siin mingi ilus asi, et selline on. Et jah, mul võtab ikka tohutult aega see. Ma vaatan küll igasuguseid videosid, kuidas nad seal pakivad ja ei no tee mis tahad, minul ei ole seda osavust ega püsivust. Et on nagu on. Noh, üldpilt kaugelt on ju täitsa kena. Nii, ma siin pakitud. Mul on siis vaja veel 3 pakki veel pakkida. Üks asi on mul tellitud juba. On varsti saabumas, ma loodan. Ja siis 2 asja. Ma mingi hetk tagasi tellisin. Et mul on siis need. Ja siis number 4. On veel vaja teha. Aga selline siis sai. Tere hommikust, Marek ja AV vlogi vaatajad. Täna on 25. november. Kell on 10 hommikul. Me oleme metsas. Ja täna meil on siuke päris huvitav töömaa, et siin tegelikult on juba varasemalt midagi lõigatud. Nii et me käime kergelt üle, põhimõtteliselt me ei pea midagi lõikamagi. Niisama maast leitud raha võib otseselt öelda. Aga me ei ole väga filminud, me oleme kolinud siin, me oleme uues kohas jälle. Aga jah, meil siin mõned päevad veel, 28 hommiku peaks siin Eesti saabuma. 7.45 Vikingiga Soomest. Ja rohkem midagi, aga saab see läbi see Soome aeg lõpuks, eks ole. Ma loodan, et teil on väga ilus päev. Vasemmistoliitto ottaisi vaihtoehdon budjetissaan käyttöön miljonääriveron ja peruisi pääministeri Petteri Orpon hallituksen sosiaaliturvalle. Tere hommikust. Täna on kolmapäev. Ja nii mõnus krõbe ilm. Ja mina jalutan tööle. Mega mõnus. Viimane õhtu Soomes ja läbi saigi see käkk selleks aastaks ja me läheme autoparkisse, toome autod siia ette ja siis saame otse kohe autod
manti täis laadida ja meil on start 3:30 hommikul. Kell 9 on laev. 9 Ekeroga Eestisse siis. Ma ei olegi vahepeal väga midagi filminud. Meil oli mingi töömaa, mis oli 1:40, üks ots elamisest. Käisime sinna 2 päeva. See oli ka suht kohutav matk. Aga homme veel üle elada üks sõit Eesti ja siis saab natukeseks saaks jalad seina peale visata. Vaadake, kes kodus on. Ka kord sa teed seda? Vaadake. No joo. Eile Marek tegi üllatuse siis jõudis koju. Üllatuse esinemine. Meil siin käib pesumajandus, kõik need Soome kolinad. Marek tuli kõikide asjadega nüüd koju. Ja siis me eile pakkisime siin, ma pesin pesu. Siin on veel tööriided. Ja meil tuleb kohe kuller. Vaip. Sest me ostsime siia uue vaiba. No nii. Vaib. Uus vaib. Korteris saab olema parem vaib kui parem. Mugava ees. Kuva. Nagu ma arvasin, ei ole ma 100% rahul. No selle rahast rohkem see on. Ühesõnaga jah, ma arvasin, et ta tuleb tumedam, aga tegelikult ta ei olegi nii tume, kui ma arvasin. Ja see karv on ka praegu ei ole päris õige, sest ta oli nii nagu kokku vaata surutud, et me siin käega ja tolmuimega Kokku, et sa öelda, et pilt oli illustreerib rohkem. et õnneks ei maksnud palju selle soodukaga ja ma arvan, et on praegu parem variant kui see eelmine siin. Ma ütlen nii, et kindlasti ma vahetan selle vaiba välja siit. Aga praeguseks käib ka, on ju. No vaadake seda nii, et ei tohi filmida siin, vabandust. No nii, Marek. Ilus nulg. Ja. Ja mingi meeter 60 äkki. Ja Kristiinest selle hind oli 45 eurot. Pole nulgu ostnudki varem esimest korda. Muidu on kogu kuused olnud. Et nulg on vastupidavam ja kuna meil on ikkagi suht kuiv õhk korteris, siis selle sai väike Nõmme kohviku vamps. Ja cappuccino. Pane. Nii palju veest ära, et ma saaks pärast saab kättene. Marek muretses autos, et kas see nulg ikkagi piisavalt lõhnab. Ja siis me käisime ära seal Nõmme kohvikus ja võtsime mu venna peale ja siis läksime autosse tagasi, terve auto oli seda nulu lõhna täis. Aga päris nice ju. Oled rahul, Marek või? Ma olen väga rahul, ilus kohe. Kuuskedega on alati see, et... Tikker, mis sina seal teed? Kuuskedega on alati see, et taskas üks külg on mingi paljas ja mingi häda ja vahid ja keerad ja see on ikka ilus. Seda kilemid annab siit ära saada. Okei, me kisume lahti ja siis paneme paika ja siis näitame teile. Kus sa oled? Mis teed? Ühesõnaga saime püsti. Aga kuna meil on eelnevad kuused olnud ikkagi väiksemad, siis meil on 2 erinevad väiksed tuled. Ühed on siis need kollasemad, ühed on sellised valged. Aga need valged on vapsee lühikesed. Ja mind need valged häirivad seal. Ja ma tahaks, et oleks ühes tükis. Need kollased on nagu väga ilusti seal ühes tükis. Aga Marekil on suva muidugi. Advendikalender on siin. Kõik on valmis. Pakitud. Need viimased 3 asja ka, mis puudu olid. Jäävad siis ootama. Täna on laupäev ja homme on siis 31. advent. Tikker just ootas sealt ülevad seda kuuselatva. Ja ma arvan, et ta peab seal plaani. Tere hommikust. No hommik. Esimene advent. Ja pannkoogi pühapäev.
absoluutselt. Maarekile meeldivad õuksed pannkoogid, mulle meeldivad väiksed paksud pannkoogid. Vaata sabad all. Mida ta telekas nii? Nii, tegin oma teise kohvi. Kell on vist juba päris päev. Aga mina siis hakkan nüüd lindistama seda 3 klippi, mis on juba pikemat aega ootel olnud. Ootan siin. Vot, vaatame siis, mis sellest ka välja tuleb. See on decenti see. Ma võin ka panna ühe ette. Lõpeta ära. Paneks siia. Ma sinna vist ei taha. Näete vale koht juba. Ei juba. Taha poole ei pannud. Taga pole üldse veel. Kuhu? Siin näegi keegi neid ju. Midagi ikka võiks ju panna. Siia vast, aga see... Kiveni peal istudes ikka vaatad ju. Hommikust, täna on kalendrite avamise päev. Juhu! Tüüki sina vaja toobi, sinu musirull. Saada. Mis maiused sul siin on? Ikka sai siukest maiust. Jaa, aga veel ei anna talle seda sõi just hommikusööki. Varsti avame. On ju? Jaa. Marek tõi mulle selle kalendri. Ja minu numberiks on siin. Tšoko. Väga sokolaadi ei söö, aga kui ma söön, siis on see kindel on väga hea valik. Aga sinu kalender? See on kõige parem. Marek tegi just TikToki ja Instagrami siis video, kus ta avas esimese paki advendikalendrist. Tahab vlogile ka siis näidata, mis sa said. Sussid! Sussid said, jah. Väga head, pehmed, täiega mõnusad. Ainuke asi ma aega arutsen, miks et see trippu. Sa trippu panna. Väga mõnusad. Kaks on siin. See on lemmik. Siirid minuga ka pool või? Marek sai eile juba minu kommi ära. Mul tuleb nägu väga juba. Marek on haige. Peast haige ja füüsiliselt haige ja vaimselt haige. Ja. Nii, filmitud sotsiaalmeedia jaoks. Marek, mis said siis? Kohe selge need. Ma sain pidžaamane. Too baked for this. Ja pluus ka. Proovi selge, kuidas üldse istub. Kui ta on siis? Elu mõnus ja jumala tšelle. Nii võib jõuluvannak küll kinke vastu võtta. Sussid ja juba hakkab loomane. Vaat suva küll.
liistud. Vaatame siin ja arutleme, milliseid liiste panna. Sa oled Tsapnega näed sõitu vist. Ei viitsi praegu jah. Aga nagu nad räägivad, siis liistudega võib 5 aastat oodata. Marek, nagu väike poiss kummipoes, ikka vaja uued tule tõsta 8 erinevat funktsiooni, millel mina ei näe tegelikult absoluutselt mõtet. Pead vaikselt läheb kustu, põlema. Vilguvad, ei vilgu. Kõik kuust võib täna jälle tühjaks võtta. Ise sa ütlesid, et sa tahad tulesid. Et liiga lühikesed. Need on ühed. No jah, aga ma nüüd enam nagu harjusin ära vaata. 11 meetrit. Harjusid ära. Las ma panen tagasi. Okei, tšau siis. No vaadake seda pühade kiisut meil. No nii, mis teed? Võtsime kuuse paljaks. Ja hakkame siis uusi tulukesi panema. Nojah, ma vist ei olnud rahul selle kuusega. Ei, tegelikult mina juba olin. Ma harjusin ära. Marek ostis endale uue talvemitsiga täna. Takapikk. Tikker, vaata. Tavaliselt need tulesid. Saime tuled ümber ja nüüd vaikselt ehin. Need tuled ikka, esiteks nad on valgemad ja nad jooksevad. Vaata, terve see on niimoodi. Päris nagu mega mugav on peale panna. Panen ehted ka külge siis. Need 2 seal mängivad. Kurru. Siuksed asjad meeldivad, on ju? Mis sa just ütlesid? Mida sa just ütlesid? Et tu kommentaarid, ma passin ka ära, et ma ei no, aga ma... Marek ütles, et ta ei tohi ehtida. Mina ei ole keelanud sind. Ei no, see keela, aga valesti läheb kõik. Ei lähe. Aga siuksed erilisemaid jõuluehtid tahaks ka. Siin on saksofon. Näiteks. Siin on viiul. Ja need 2 siin on mu lemmikihed. Need on Vildist ja need me ostsime kunagi Muster sisustuspoest. Ja need olid väga kallid. Kommentaare? Midagi. Naudime õhtut, ilus kuuskon ja väga mõnus on kodus ja saab lõpuks nautida. Vaati, mis sul on siin? Kus minu number 3 on siin? Täna midagi teistsugust. Mis täna siis said? Pesu on hea seal taga, vaata. Täna lõpuks ma sain süüa. Sööki ma armastan. Ikka suu kook käib. Mochid. Mochid, aga... Ja kooksa flavor. Maarekile maitseb väga kookus. Kogu ja täiega. Näita siis, miksed välja näevad. Väiksed pakikesed. Need on minikad siuksed. Ja siuksed. Võta ka pool ampsu. Mitte sinu näppude pealt. Oi jah, kuhu ta oksendab? Tikker oksendab. Tikker, ma avan su kalendrid. Ma arvasin, et see on täna siin. No nii, täna siis kingituspakis oli
Original Nutty Han Solo, krõbisev mahe sarapuu pähkliveie šokolaadiga, tõsiselt hea kraam, nagu päriselt ka sõbrad. See on täpselt nagu need Ferrero kollektsioonist, see on tumeda paberiga, see sarapuu pähkli ja sisu sükene, aga siin on kordades vähesema suhkruga. Tõsiselt hea. Suurepärane maiustus siin stuudiotöö kõrvale. Tere vlog! Mina just väetasin riided ära. Olen olnud kodus mingi tund aega, nüüd mingi 15 minuti pärast siis liigun nüüd ringi. Mul on jäänud vahele nüüd 2 proovi, sellepärast et ma olen tundnud ennast nende ajal kehvasti ja kuna minu nii-öelda olemasolu või kohalolu nendel proovidel pole olnud ka esmatähtis, siis õnneks ei ole ka hullu olnud. Aga täna ma tahan kindlasti kohale minna, vaadata kaugel nad on oma asjadega ja ehk ise ka siis miskit. Aga jah, väga siin on olla, päev on olnud pikk ja aina pikemaks läheb. Nii et jah, lähme siis näitlema. Tiker, mis sina teed? Tän on 5 või? Mis sa puhid. Nii. Mis sa seda on? Minu 5 on siin. On 5 või? On jah. Muna lõpuks. Yes. Finaali eeg. Aga tikker? Tikker. Isse pavab su maiuse. Kus tal on see 5 üldse? Siin. Tikker. Siis tuleb võtab maiuse lahti sulle. Kurat, kole pidi läks. Kus ta on? See on üleval. Ja tikril on. Olete üllatunud või? Väga vaimuvaesed kalendri tootjad on. Midagi muud võiks olla huvitavalt. No nii, tervist jälle. 5. detsember. Seekord päkapikk mind ei trikitanud, sellepärast ma tunnen, et siin on jook ja loksub 0,3. Midagi siin on, aga mis sorti joogiga tegemist on? Päkapikk väitis, et neid tooteid niisama poest ei saa, et need on kõik interneedusest tellitud. Nudist. Long drink, selle joome küll kohe ära ja selline Bomber, palju sul svolle on? Aga see ei olegi volle, Astelpaju long drink. Jah, 6 volli. Okei, seda hetkel siis tahtsin proovida, aga noh. Teen ekstra siis story äkki selle kohta, kui ma seda proovin. Aga väga huvitav. Super. Ma võiks selle kohe pitsmisse paneks praegu, aga ma ei saa sõita siis ju. Tikker on nii ilusti seal. Lüptsu, mis on jää? Raju Astelpaju. Selline. Oled ilusti või? No nii, tervist jälle. 5. detsember. Ja Marek lõhkus ennem just selle jõulukooliga ära. Lendas kõik laiali siin. Täna on meil siin raamatu esitlus ja meie siis grupp teeb väikse tüki. See tükk on täiesti algupärane alles, aga roll, keda mina hakkan kehastama, on seesamune naine. Väga legendaarne naine. Aga minu tänane tähtis roll on
kardina kerimine. Õnneks mina ei pea täna mitte midagi tegema ja mul on teiste pärast nii suur närv sees. Ma ei ole üldse harjunud selle lavanärviga. Et see on natuke kummaline tunne. No joo, head te vaatasite. Mis öelda tahtis vaatajatele? Võtame kokku selle. Aitäh, et vaatasite. Aitäh, et vaatasite ja... Jaa, tulge järgmine reede, 12. detsember peole. Te nagu nii ei tule ja no me lihtsalt ütleme, vaata, viisakusest, et äkki mõni siiski tuleb. Et 12. detsember on Mareki siis selle aasta viimane esinemine. Selleks aastast pakime pillid kotti ja... Et rohkem esinemisi vastu ei võta ja sa oled isegi paar tükki ära öelnud, olgem ausad. 2 tükki on ära öelnud, jah. Et see aasta rohkem ei tee. No need olid tegelikult mõlemad pakkumised aastavahetusel, aga ma tahaks tõesti olla kodus aastavahetusel. Nautida oma kätega tehtud korterit lõpuks, sest me olime ju terve aasta Soome selle ju. Jah. Aga ma ei teagi, mitu vlogi me siin vahepeal jõuame veel selle aastanumbri sees teha. Vast äkki ühe kindlasti vaatame, kuidas teile meeldib? Kuidas see filmimine siis jätkub, aga nagu nii hakkame siin kohe edasi filmist, te tahate ju kindlasti näha, mis advendikalendri sees on ja? Ja advendikalender ka veel, jah. Kuidas sa siiamaani rahul oled, 5 päeva on ainult? Täna oli kõige parem päev, aga ma kohe hakkan testima seda kõige 5. päeva vilja. Kui hea. Aga aitab sellest lobast. Näeme juba uues videos. Näeme uues videos ja like, comment, share. Like, comment, share. Maitslaa! Ciao! Let's get this party going.